ja juttu puhuda. Ja, aga siin on praegu väga taktikaliselt väga õige lahendus. Florakad peavadki natukene seda mängu avangut kaarte segada sellest tiitliheitlusest. See on siuke omamoodi veider tunne. Nii, nüüd teise palli paneb Poom vasti, seal tuleb pikendus taha posti. See on esimene kriteerium, mille peale mingeid asju laduma hakata. Alliku peale! Saab ka niimoodi tulla. Parema jalamees Kreida on pandud sealt poolt nüüd andma. Terapalja jätkab olemas! 1-1 ja vanameister! On räägitud, et Sergei Zenjov see hooaeg on enda alevari võrreldes kasvõi eelmise hooajaga, aga Konstantin Vassiljev teab, kes seda kõike rahuliku südamega vaatab. Miks ta selle mehe sinna väljakule paneb? Ülirahulik oli Vassiljev ka pärast seda väravat. 12 minutis, et äkki taas saab mantlipäria. Uus pall, tahaposti nüüd. Löögikoht tekkis, Kapper oli ka meetri kaugusel. Poom. Sappinen lükkab ette. Joone pealt jälle tuuakse ära, jälle joone pealt, aga suluseisu lipp taaskord püsti. Nii, ja nüüd vaatab ikkagi väga. Võetakse ära, sorry, mitte suluseisu lipp, vaid Markus Poom. Markus Poom tänase päeva teine. Nii, ja kas nüüd on tehtud? Aga vaatame üle kindlasti. No kindlasti see vaatame on üle, selge. Ja loodetavasti on meil ka hea nurk olemas. Või sai siit Sappinen kirja? No... Poom siin väga kavalalt teeb. No, aga kas sa julged öelda selle pildi pealt, et oli sees? Mina ei julge tänapäeval midagi öelda. No selle pealt me ei saa tea. Ja vaatab, et liiga palju pärnakaid ees ja otsustab tagasi keerata. Zenjov pärava peale ja katusele. Põhimõtteliselt sama. Henri Välja. Aaloe. Pajo. Oi, kui hästi vaherist mööda. Pajo värava ees, sööt läheb läbi, ei tulnud. No see on kontra. Kuhu tõuseb Markus Poom ja Sappinen on kaasas, Sappinen kantis. Ja Nõmm on olemas. Olukorra ära. Nii, nurgalöök. Pärnu mängib lahti. Pajo ei lähe palli kasti panema. Nüüd läheb pall teele. Oija! Ja Kapperile tuleb nii kaunilt jala peale ka üle. Suur tänu peab olema ka Kreida peal, et kes tõesti teeb sellist musta tööd ja võib-olla veelgi olulisemaid aspekte. Nii, Poom värava ette ja veel üks nurgalöök koorale. Väga hea pall. Ja väga hästi tabas ka Vaher pall. Pall oli üle, pigem tundus, et ta ei olnud üle joone. No mina ütleks ka, et pigem ta ei olnud üle ja lihtsalt, et me nüüd olemegi selles olukorras, kus meil on just kui varr. Et meil on just kui varr. Pisut kauge ikkagi löögi jaoks. Aga Henri Välja jalas on korralik löök olemas. Nii, korralikult mugavalt läheb. Ja ei olnud kedagi Pärnul teise palli peale minema seal viie. Ruumi palju. Nii, Mihhailov. Nii, ai tahab ära teha. Sappinen tahab ära teha, aga Nõmm on ees. Aga noh, ütleme 75 minuti pealt. Vaatame Alliku. Kastiga Mihhailov! Ja nüüd vaata, palju sa vaatad varriga või mitte varriga. 3-0 ja nüüd on tehtud. Ja nüüd Vassiljev, Konstantin Vassiljev ka tähistab. Esimest korda laseb emotsiooni valla tänases mängus korralikumalt. Ja nüüd on tehtud. Nüüd pange Toyotale hääled sisse ja tulge siia. Ja nüüd see viimased 15 minutit Flora mängi olla, usu mind, see on ülimõnus tunne. Nüüd siin veel lähevad ja Kurak siin veab ja veab ja veab. Ja mängiti natuke üle nii, nüüd siis 5 täis ja on tehtud. Ja FC Flora võidab oma klubi ajaloo 16. meistritiitli. Seda kohe peatreener Konstantin Vassiljevi debüüt hooajal. Ja nüüd on emotsiooni. Eesti meister 2025, FC Flora Tallinn. Vastu kõiki ootusi, vastu kõiki ennustusi. Aivar Pohlak ootab siis nüüd Rauno Allikut enda juurde, ma pakun.
Alliku läheb, teised on püsti. Ma ütlen ausalt, ma nädal aega olin oodatud seda mängu. Kodus praadisin ja see oli mul hea meel selle läbi. Aitäh. Nii, ja nüüd siis see hetk. Kuueteistkümnendat korda FC Flora Eesti meister. Jalgpallihooaeg, kodune jalgpallihooaeg on lõppenud. Meil on ees veel 2 koondise mängu, mida ka Rahvusringhääling näitab ja siis ongi selle aastaga kõik. Ja miks ei läinud üldse teisiti? Stseenid siin väljaku peal ja minuga on siin selle mängu parimaks. Me valisime Sergei Zenjovi. Sergei, ma annan sulle selle üle. Sergei, no millised suurepärased meeleolud, milline suurepärane mäng teie poolt. Kõigepealt kirjelda seda tänast mängu, oma väravat, kui sa selle ära lõid. See oli võib-olla see, mis nagu sellise esimese punni teil pealt ära sai. Kindlasti see esimene värav oli vaja kiiresti ära lüüa, et pinget suurt ei oleks, et juba midagi rahulikum saaks võtta selle mängu. Hästi tuli teine kiiresti ja see nagu juba veel rohkem rahunes mängu. Ja mõnus on võita, kui keegi veel alguses ei uskunud meisse ja me testasime, et me saame veel, et noor treener, uus treener saab teha kõik ja kui meeskond usub, pingutab täiega, siis tulemus kindlasti tuleb. Kui palju see teid häiris, et teisse ei usutud või oli see vastupidi, te saite pingevabalt mängida? Üldse ei häirinud, nagu see on normaalne, et uus meeskond, uus treener, et mõned mõtlevad, et me ei saa hakkama, aga me peame lihtsalt oma mänguga teostama, et me saame, et me oskame, et kõik on võimalik. Te tõesti tõestasite seda, mis see on, mille poolest Flora oli sellel hooajal kõigist teistest üle? See on saladus, aga ikka lihtsalt uskusime, et me saame, pingutasime täiega iga trenn, iga hetk, iga minut mängus trennis, tantsime endast kõik ja see kindlasti tulemus tuli selle pärast. Sergei, ma pean küsima, sa ise oled ka justkui tegemas, ma ei saa öelda, et oma eluhooaega, aga tõesti väga head hooaega. Tundub, et vanus on küll ainult number. No algus oli pigem raske, nagu see esimene pool aastat nagu oli raske, see trauma ikka ei lasknud mängida üldse peaaegu, nagu lõpus on parem juba, et tulid väravad, et kindlasti tahaks veel mängida nagu ja usun, et saan äkki selle veel võimaluse. Aitäh, Sergei! Aitäh teile! Vaatame, kelle me siit järgmisena enda juurde saame. Lähme võtame Rauno Alliku. Rauno Alliku, meeskonna kapten, palju õnne! Aitäh! Suurepärane tulemus, suurepärane mäng. Mis teid täna vedas, mis teid täna nii-öelda ei lasknud kordagi lõdvaks lasta? Ütleme, et ma arvan, et väga pikalt sai seda viimast mängu oodata, et peale Kuressaare mängu olid juba mõtted sellel ja ütleme nii, et väga pikk nädal oli, siis sai ennast kõvasti nagu praadida. Aga mul on hea meel, et me olime kohe algusest peale mänguks valmis, lõime ära oma väravad ja läks kohe lihtsamaks. Millal sina hakkasid hooaja ajal uskuma, et te tulete meistriks? Ma ei oski kohe nii öelda, et eks meil olid seal mingid perioodid, kus me olime tabelis liidrid, siis me kaotasime 2 mängu järjest Paidele ja siis jälle kukkusime seal, aga ma arvan, et peale seda, kui me olime ära mänginud Levadiaga mõlemad mängud, et siis nagu hakkas mingid mõtted minema sinna suunas. Sa oled kaptenina seda noort meeskonda vedanud, korduvalt on rõhutatud Flora noorust. On see noorust teie trump? Ja võib öelda küll, et ma arvan, et need noored olid esiteks väga tublid, ma olen väga uhke nende üle ja teiseks nad olid näljased, et mis nagu põhiline, et nad tahtsid, nagu oli näha, et nad aastaga läksid väga palju edasi, nad olid näljased ja see tuli kindlasti kasuks meile. Olgu, aitäh, Rauno! Aitäh! Vaatame, kas me leiame siit meeste summast üles peatreeneri. Peatreener Konstantin Vassiljev, kus tema meil on? Ei torkagi praegu silma.
nii, aga võtame siis siit. Võtame Rauno Sappineni. Rauno, tere Rauno, palju õnne. Sina kindlasti üks selle Flora tiitlivõidu arhitekte. Kõigepealt ma küsin klassikalise küsimuse, mis tunne on? Tunne on fantastiline, meeletu kõrgendus, et need viimased nädalad on olnud ma arvan meile kõigile, ega me seda välja ei näita, aga need on olnud mentaalselt väga rasked ja tõeline kõrgendus on praegu. Millal sa arvasid, et see võit tuleb ikkagi teile ära? Siis, kui oli mängitud mingi 89 minutit ja oli näha, et Pärnuga enam väga palju ei jõua. Siis juba hakkas tunduma, et pigem on meie oma. Et enne ma isegi 3-0 pealt ma ei tahtnud mõelda ühtegi mõtet, et me oleme veel meistrid. Kas teid aitas see, et ei tulnud sellele hooajale vastu sellise suure tiitli soosikuna ja kohe alguses ei olnud soosiku koorma pinget teie õlul? Meil endal oli küll see pinge peal ja me ise arvasime, et me oleme tiitli soosikud selles mõttes, et aga see ei olnud kuidagi selline pingeline, vaid see oli just niisugune nagu motiveeriv, ma arvan. Sa oled ju korduvalt tulnud Floraga meistriks. On see tänane millegi poolest eriline? Jaa, see on iga tiitel on eriline. Seekordne tiitel on eriline nii mitme põhjuse pärast, et jah, see on kindlasti eriline. Ja sinu enda 21 löödud väravat, mis toovad sulle liiga parima väravaküti tiitli. Kui olulised need on sulle? Kõige olulisem on see moment siin meeskonnaga, aga kindlasti nad on olulised selle poolest, et meeskonnal on mingitel hetkedel neid väravaid vaja. Mis sind sellel hooajal üllatas? Mis mind üllatas? Ausalt öeldes kõik mängud olid väga rasked tegelikult, et ei olnud ühtegi sellist mängu, kus mõni üksik võib olla, kus tuli lihtsamalt, aga ütleme nii, et kõik need 36 mängu ei olnud kordagi sellist tunnet, et kedagi võiks lihtsalt võita. Olgu Rauno, aitäh! Nii, ma otsin, ma vaatan, kus on Konstantin Vassiljev, seal ta on. Nii, ja tõepoolest mul on nüüd õnnestunud peatreener Konstantin Vassiljev siia saada. Kostja, sinu jaoks esimest korda tulla meistriks treenerina, aga kas oli sul 7 neid meistritiitleid mängijana? On see teistmoodi, on see eriline? Ikka on eriline ja ega see ikka võib arvestada, et see on esimene, tõesti esimene ja ma arvan, kui ma õigesti No nii, on sul jalad all, et taas rääkida? Ja, et selles suhtes... Sa ütlesid, kui sa õigesti mäletad? Ja, kui ma õigesti mäletan, enam-vähem sarnased emotsioonid olid. Lihtsalt see esimene mängijana oli siis Sergei Khokhlovsimson oli meeskonna kapten. Nüüd ta on mu tegevjuht ja selles suhtes see on imeline. No, Kostja, sa oled teinud treenerina ülihead tööd. Mis see saladus on? Mis sind kohe nagu debüüthooajal tegelikult treenerina, olgem ausad, kollanokana viis tiitlile? Ega me ei tea, kas ma olen. Ega me tegime head. Meil oli mingi plaan, aga ma täna mängijatele ütlesin, et ega me jaanuaris arvatavasti kõik olime natuke teadmatuses, et mis sellest tuleb välja ja vaikselt hakkasime töötama mitte, ütleme niimoodi palju asjadega, vaid järjest mingite asjadega ja kindlasti
et jõuda siia. Meil olid päris erinevad perioodid, erinevad mängude perioodid, kus see tulemus pidi toetama seda usku, et see kõik on võimalik ja ma arvan, lõppkokkuvõttes mis aeg edasi läks, siis riietusruum, ma arvan, oli ühelt meelt, et on vaja eesmärgi eest võidelda, ükskõik mis väljakul toimub ja kui asjad lähevad hästi, siis on kõik võimalik. Kindlasti, et meie vastased lubasid meid selles konkurentsi olla päris lõpuni ja siis ma arvan, mis lõpupoole hooaeg läks, siis seda küpsem see meeskond oli. Kui suurt enesekindlust sa selle hooaja lõpupoole tundsid? Ma mäletan, et alguses Floral läks ju väga üle kivide kändude ja kuskil seal 5. vooru pealt, kui me intervjuud tegime, siis sa ütlesid ka stuudios, et vahepeal kanti meid juba täiesti maha, aga siis saite nagu minema. Kui enesekindel sa olid läbi selle hooaja, eriti just lõpus? No ma ei saa öelda, et ma olin enesekindel, et me nüüd kindlasti võidame, aga ma arvan, mis jälle hooaeg edasi läks, siis me rohkem uskusime seda, mida me teeme ja ega mängu kaotada võib alati selles suhtes, kui sa lähed väljakule, aga kui sa teed järjepidevalt seda, mida sa pead tegema, siis mingil hetkel see tulemus ka sind soosib ja lõppkokkuvõttes ma kõige suurem enesekindlus oli selles, et selles seltskonnas on päris suur sisu ja iseloom. Küsimus oli ainult võib-olla sellest, kas me suudame seda realiseerida. Kas sul nüüd natukene on selline värin südames ka järgmise hooaja pärast, sest siis juba ei ole enam mingit hinnaalandust, kogu soosikukoorem on sinu õlul? Noh, jah, muidugi, aga see alles tuleb järgmisel aastal. Ma arvan, meil on 10 kuud selja tagant ja nüüd meil on aeg natuke pidutseda. Suurepärane töö, aitäh, Kostja!